Homsest alates on taas lubatud sõita naastrehvidega, kuid kohustuslikuks muutuvad talverehvid alates 1. detsembrist. Rehvitöökodades on seega järgmise pooleteise kuu jooksul sagimist nagu jõulude ajal kaubanduskeskustes. Päriselt läheb tööks siis, kui lumi tuleb maha tavaliselt. Ega inimesed ei mõtle selle peale niimoodi ette. Aga kui lumi tuleb maha, on kõik rehvivahetuskohad täis, järjekorrad pikad ja kus on elavad järjekorrad, seal tehakse öö läbi, oodatakse, et lihtsalt rehvivahetuse aega saada. Aga mõistlik on alati ette mõelda. No proovime siis ära, kuidas see rehvivahetus tegelikult käib. Talverehvide kohustuslik kasutamise aeg Eestis kestab 31. märtsini, talviste teeolude esinemisel 30. aprillini. Siiani kasutab enamus inimesi naastrehve, eriti need, kellel on tihti vaja linnast välja sõita. Kuid lamellrehvide kasuks räägib keskkonnasõbralikkus ning fakt, et neid võib kasutada ka aastaringselt. Millised rehve te eelistate, kas naaste või lamelle? Pigem naasta. Ja miks? Jäiste teeolude pärast maanteel. Kui odav naasta, jos odav lamell, siis odav naasta on pigem parem. Isiklikult naastrehve. Aga miks? Sest ma sõidan linnast poolt nagu väljas hästi palju ja kuidagi ohutum tunnen nendega. Lamelle. Ja ma arvan mugavus ja kõik see kvaliteet ja keskkond ja kõik kokku. Soovitan lamelle. Meie kutsume üles neid, kellel on vähegi võimalik kaaluda lamellrehvi kasutamist, sest see vähendab mürataset, see aeglustab asfaldi kulumist ja tegelikult on lõppkokkuvõttes sama turvaline kui naastrehvi kasutamine. Keskkond võidab sellest ja meie linna kodanikena kindlasti ka. Rehvitootjate soovitus on paigaldada talverehvid, kui keskmine päevane temperatuur langeb alla +7. Alla selle temperatuuri kaotavad suverehvid oma parimad sõiduomadused ja nende kasutamine muutub ohtlikuks.